Tšauki tšau, merike numbrite keel. Jaa, kas sa jõudsid eile vaadata neid videod, mis kõik üles said pandud? Eile oli väga selline, mis see on siis, aktiivne päev. Ma olin täiesti omas mahlas, numbrite mahlas ja meil Mailaga oli nii selline kiire video eile, et oho, õnneks saime kõik numbrid läbi käidud, et suur aitäh teie kõik, kes te jõudsite eile õhtu vaadata, ja kui ei jõudnud, siis sellest pole mitte midagi. Et siit niimoodi kiiruga mõtlesin veel, tahtsin millegipärast täna hommiku tekkis tunne, et teiega veel jagada seda maikuu energiat, seda 5 ja 15, siis mis eile vaatasin, et vaadake nii seda teist kui kolmandat videot, et kõik need annavad teile midagi. Ja muidugi teie, kes te käite neid tarokaarte ja kõike muid vaatamas. Teate, keda ma avastasin? Et minu kallis klient Rutt Maal on ta vist, jah? Ma arvan, et Rutt, ma ütlesin praegu õigesti su nime. Rutt hakkas aktiivselt YouTube'i kanalit tegema. Teate, see ei ole tellitud üldse reklaam. Lihtsalt ma olen nii mega õnnelik, sest te saate aru, ma kohe agiteerin teid tulema rohkem välja, eriti teie, kes te olete saanud neid analüüse. Ja kui teil on ikka sinna sisse kirjutatud see, et hakake ennast rohkem näitama, see, mida te oskate, see, mida te teate, no Rutt on üks täielik issa, ma ei tea, kuidas seda ütelda. No ühesõnaga napakümpi on see soome keeles, et täpselt nagu Bueno sai täpselt aru, kuhu peab minema ja väga tubli. Et kui te ei ole veel käinud, siis minge vaadake. Mina igastahes küll kuulan ja imestan. Tubli Rutt, 5+, saad medali minu poolt. Või teate, siis kui lastega käiakse arsti juures, siis lastele antakse see lasteplaaster vaata peale, olid nii tubli. Võt niimoodi. Aga siis maikuu energiates selle võrra veel veitsa, et see number 5 ja 15 siis trigerdavad ja heas mõttes ja veel paremas mõttes, eks ju, oleme ikkagi positiivne kanal. Ja 5 on siis seda, et hästi palju liikumist. Samamoodi, kui teil pakutakse nüüd sellel kuul esinema hakata, midagi õpetama, võtke see palun vastu. Sellepärast, et see on küll väljakutse ja tulla ka samamoodi välja, nii nagu just seda Rutti reklaamisin. Uskuge mind, algus tundub selline, et ai kurja, et mina küll, et kes ma siin olen, et mis mul siin öelda on. Teate, mida rohkem tegema hakkate, seda rohkem teil öelda on. Uskuge mind, hommiku ärkate, põpstigi ja juba mingi info jookseb. Et teie, kes teil on veel neid number 5 või 15, on seal sünni kuupäevas, päev, kuu, aasta, eks ju, võib-olla elude number, tuleb seal ka, et enne kokkuliitmist on see võib-olla 15, või siis kui sul on seda 5 seal, teate ei ole üldse teie kõik. Uskuge mind, igal ühel seal sünnikaardis kuskil on see number olemas. Võt, kes on isikliku sünnikaarti saanud, siis te teate väga hästi, kui palju sealt tegelikult numbreid välja tuleb ja see tundubki natukene selline müstiline tapikene, et kas need on kõik minu omad, on. Võta rõõmuga vastu ja töötle neid rõõmuga. Nüüd ma vaatan, nii nagu ma ütlesin, ma pole oma selles metsatukas veel jõudnud endale korralikku teerada välja kujundada. Siis ma käin siin sirgiti-sorgiti. Natukene siia, natukene sinna. Vot, aga siis sellel kuul on veel sellised asjad, nii nagu see 15 on, kes teab siis kuradi energia, eks ju, võivad tekkida igasugused sellised toredad väljakutsed suhetes ja ka töökohtades. Ehk siis, mida see tähendab? Mitte midagi sellist nagu hirmsat. Ma arvan, kõik, mis tuleb, peab tulema. Ja siin võivad tulla siis lihtsalt nii vahvad pakkumised, et sa lihtsalt sellele koostööpartneriga, kellega sa praegu seal toimetad, nagu justkui ei julge ütelda, et kuule teadmis, et mul on nii mõnus pakkumine. Aga siin on vaja jällegi väga aus olla. Seepärast, et selline manipuleerimine, valetamine ei vii mitte kuhugi. Uskuge mind, valel on lühikesed jalad, nii nagu te teate. Ja selles kuus ta hakkab väga hästi selles suhtes see 15 energia pakkuma teile igasuguseid huvitavaid väljakutseid. Ja ka suhetes. Teate, see veel ka on nii kihvtilt seotud praegu, et näete isegi, milline ilm on, eks ju. Päike paistab, ilm on soe. Võt, lasteaias öeldi veel, et joodik jookseb ümber poe. Sellist asja, ma ei tea, kuidas siis ilusamini öelda, aga see oli hirmus. Nii nagu ma ütlesin, et ütle päike, siis su isa on väike, mille peale mina tavaliselt lasteaias nutsin. Seepärast, et mu isa suri, kui ma oli 5-aastane, siis mul oli nii kahju, et nii rumalasti öelda saab. Vaat, kes veel mingisuguseid totraid ütlemisi teab, võite panna siia alla. Lasteaias eriti kihvtilt õpetati ju.
neid asju. Ja ma mäletan, näete, üks mõte läks teise peale kohe. Mäletan lasteaias ka seda, et võõrkeelte osas saksa keel oli selline suht raske minu jaoks, aga Tudulinna põhikoolis saksa keel oli üks võõrkeeltest. Siis ma mäletan, et ma ei tea, kuidagi mingisugused roppused õpiti nii kähku ära, ma muidugi enam ei mäleta, kuidas seal midagi ropendada sai. Aga vene keeles ka tulid need nii hästi välja. Ja ma mäletan, mu vanem poeg sai 2 ükskord ja päevikus oli kirjas, et et siis mu poeg ropendas vene keeles. Ma mõtlesin, et issand jumal küll, kuidas see võimalik on. Et me kodus ei ropendanud, eriti veel vene keeles, et ega vot sellised asjad. Kuidas teil elus on olnud nende ropendamistega? Ja muidugi, miks see teema mul praegu niimoodi välja tuleb, sellepärast, et 15 energia on kuradi energia. Ja siis sellel kuul, maikuus, võivad tekkida igasugused sellised krutskid äkki või? Sellised, teate, kõik, mis on keelatud, on nii magus, kõike tahaks. Vot, nii et palun jälgige, kas on nüüd halb või hea. See jääb teie otsustada, mina ei ole see, kes ütleb, et see on halb või hea. Ja teie, kellel on näiteks ka suguvõsa karma numbris, ehk siis kes on saanud neid analüüse või näiteks kuskilt vanematelt saadud karma õppetunnisse 15, siis teie eriti olge siis ettevaatlikud sellel kuul, seepärast et teile võib hästi palju ahvatlusi tulla. Ja teie, kes te olete sündi näiteks 5. päeval, 14., 15., 23, siis teil kuidagi eriti on praegu elektrit ja võimalust hästi palju. Elektrit on see, et energiat Vot, et kasutage seda võimalust, palun. Kõige hullem, mida te teha saate sellel kuul, eriti teie grupp number 5, on see, et te lükkate neid asju edasi. Te ei tee, te tunnete südamest, et te peaksite nüüd tegema midagi, aga te ei lähe tegevusse. Üks kõige sellisemaid mitte lubatud asju. Mitte siis minu pool selles suhtes, et teate, meil igal ühel on selles suhtes oma elu, aga ma väga tahaksin, et te kasutaksite seda energiat numeroloogiliselt. Ja teie, kellel on seal ka näiteks elude numbris number 5 või nii nagu ma ütlesin enne elude numbri 6 saamist on te näiteks 15. 15 on tegelikult ka kaassõltuvuse ja sõltuvuste energia. Ehk siis selles maikuus väga-väga aktiivselt võivad need aktiviseeruda. Eriti kellel on sellega võib-olla probleeme või veresoones liigub selline asi, et hoidke oma lähedaste silma peal, olge neile toeks, ärge halvustage, seepärast, et teatud numbrid lihtsalt trigerduvad teatud aegadel kõige aktiivsemalt. Teate, meil on tüdrukud siin ühes kohas, kus nad olla ei tohiks, teate, ma näitan. No vot. Ja kas te teate, tavaliselt on koertega see lugu, sinna kui nad minna ei tohi, sinna nad alati lähevad. Lussi. Ja ta on nii palju riielda saanud selle pärast. Vot, teate küll maaelu. Vot, ei hakka teile kommenteerima, mis seal maa sees võib olla. Rossi! Roisku! Näete, atsa. Pean andma sellele tüdrukule vitsa. Nii, hei, tule ära. Nii, läks. Rossi hävitas juba oma patsikummi ära. Vot, Rossi on hästi selline kõva püherdama meil maa sees. Näete, siin on. Tavaliselt ma panen need siia, siis kui nad ära kaovad. Sain. Ükskord mu poeg ütles, et mul on nii ilus kikilips. Vot, nii nagu ma rääkisin seal, kus ma enne elasin, siis seal, kui lumi ära sulas, siis tihtipeale niimoodi kevadel okste küljes olid sellised lipsukesed. See tähendab seda, et meie tüdrukute lipsud on leitud. Mega ilus ilm on, kuigi meil lubab täna vihma väga kõvasti õhtupoole. Ehk siis nice. Kusjuures täna tuleb podcasti külaline. Mulle täitsa uus tüdruk. Nii et hoidke silma peale tööpäeva. Siis tulge piiluma. Meil on umbes kella 12 paikuse podcast ja siis peale seda panen salvestuse üles. Nii et sellel kuul on väga põnevaid külalisi veel tulemas. Ja palju on selliseid, keda ma ei tunne. Ma olen nii õnnelik selle üle, sellepärast, et mulle väga meeldib tutvuda uute inimestega ja kunagi ei tea, kes on kes ja milleks meid on kokku viidud, sellepärast, et juhuseid kui sellised ei ole olemas ja mina usun sellesse. Teate, mul on veel üks üleskutse. Miks mitte teiega seda jagada või teie käest seda küsida? Sellepärast, et siin kanalil on väga palju rahvusvahelisi poisse ja tüdrukuid.
Teate, ma otsin sellist koostööpartnerit, kes oskaks soome keeles ka lugeda tarokaarte, oraaklikaarte või siis Lenormante, ükskõik milliseid kaarte. Ja seda selles mõttes, et nii nagu me teeme Mailaga neid iga kuu alguse neid prognoose, siis ma otsin sellist koostööpartnerit, kellega koos teha neid ka soome keeles. Et oleks väga vinge. Nii et kui sa tunned, et sina oskad seda teha, siis anna endast märku ja samamoodi, kui sa teed seda ka tööks, siis oleks ülivinge. Lihtsalt see, et selle nurga alt me saame ka veel toetada inimesi. Täitsa pekkis, kuidas kuumutab. Ma lõpetan selle video ära, siis ma hüppan kohe päikse kätte kuhugi varbaid kõrvetama. Ma näitan teile, mis Rossi teeb. Näete, hüppas praegu ära minu mõte jälle. Vaadake, kas te näete? Seal ta on. No tere, Rossi! No tere, oi kui ilus sa oled, oi kui ilus. Näete, jah? Siis me läheme tuppa sellistena. Nii, enne tuba on meil üks selline hari, millega siis teate, selline vaiba hari, millega ma siis teda puhastan. Ma küll ütlesin elukaaslasele, et selle peab ära panema, et me ei kasuta seda, aga siis juba eile ütlesingi, et meil on Rossi jaoks ainult seda vaja. On ju, Rossi? Vaadake. Tere! No tere! No nii, näete, maatüdruk. Ja kohe püherdama. Vaid nii, aga okei. Ehk siis selline üleskutse oli, et kes teab või kes oskab ise soome keeles seda värki teha, et siis teeme koostööd. Mõte läkski lappama, seepärast, et ma hakkasin mõtlema, et ma pean Rossit kuidagi korda saama. Rossi? Näete? Me läheme toa poole. Egas midagi. Aitäh teile, et olete olemas ja kui ma siin neid videoid panengi üles, ei tähenda seda, et te peate kohe jooksma neid vaatama, et vaadake siis, kui teil on aega. Ja see suguvõsa värk on hästi huvitav, tuleb veel samalaadseid videoid veel ülesse. Ehk siis nii, nagu ma olen öelnud, et koolkond, kus ma käisin, on seotud siis tarokaartidega, nii nagu Timo Reimpaliga rääkisime ka nendel teemadel, et tema vaatab seda Veda astroloogiat sinna, mina ka hoian silma peal või ühte kõrva kogu aeg astroloogial peal. Mulle ka see teema väga meeldib, kõik on omavahel seotud. Ja samamoodi ma nüüd aktiviseerin natukene oma neid tarokaarte, just neid suuri arkaane ja vaatame, mis sellest siis edasi tuleb, et vaatan sealt ka natukene infot veel juurde. Kas ma seda väga aktiivselt teen, seda ma ei oska teile lubada, elu näitab. Ma olen selline universumi tädi. Vaadake, ma näitan, mis siin käib. Mardikad. Nii, ja vaata, mul läks jälle mõte mujale. Vaata, kui kähku see käib, jah? Täiega läks mõte mujale. Rääkisin milleskist ja läks. Tüdrukud ajavad peasassi. Nii, tüdrukute värk. See arvutus et koolis õppisin seda ja siis seda, et ma võtan kogu aeg kõrvale, mitte kogu aeg, aga ma olen ühel koolitusel. See on nii huvitav, sest see numeroloogia väga köidab mind. Ja siis seal on, vaatame natuke risti-rästi erinevat pidi seda numeroloogiat. Ehk siis see, kuidas nüüd te kokku arvutasite, selliste arvutustega tuleb videoid veel juurde. Ehk siis aasta liitsite kokku. Ja kui see tuleb suurem kui 22, siis sealt te lahutate ära selle 22 ja see number, mis jääb, siis sellele liitsite juurde siis kuu. Ja kui kuu ja selle aasta numbri, mis te sealt peale seda lahutus 22, kui teil oli suurem number, liidate kokku ja tuleb jälle rohkem kui 22, siis sealt võtate jälle 22 maha. Aga igas videos ma ikkagi annan teile alati need juhtnöörid, mida te tegema peate, nii et ärge muretsege, te ei pea meelde jätma midagi. Alati videoid saab panna pausi peale. Ja siis uuesti kerida ette ja taha ja palun küsige seal kommentaarides ja ma tean, et on mu kanalil väga pikalt juba jälgijaid ja aidakem 11. Et oleme aktiivsed seal aitama, seepärast, et teate, mida rohkem üksteisest teada saame, mida rohkem me endast teada saame, seda lihtsam on meil elada. Me lihtsalt ei hakka trigerduma mingite mõttetute asjade peale. No nüüd on küll nii kuum, et ma pean ikkagi lõpetama. See pool on juba pruun. Okei, näete, see on Rossi kumm, et ma selle ära ei kaotaks. Mul on tegelikult neid nii palju. Teemu on selline hea koht, kus kohe saab neid osta. Neid asju ma ostsin ka vist 100 tükki. Vot, elu lõpuni.
pane kas või endale peale. No vot, näete. Ja kell on 15. Vaatame, kas ma lõpetan ära niimoodi, et oleks 15.15. Vaatan, kas ma saan niimoodi kinni panna. Ja kui enda kohta tahad teada, siis numbritega.ee. Vaatame 14.